Uudishimulikult tervisest. Ülekaal ja rasvumine ei ole ainult välimuse või tahtejõu küsimus. Need mõjutavad ainevahetust, südant, veresooni, liigeseid, und, vaimset tervist ja ka seda, kuidas keha veresuhkrut kasutab. Üks oluline koht, kus need teemad kokku saavad, on prediabeet. Seisund, kus veresuhkur ei ole enam päris normis, aga inimesel ei ole veel diabeeti. Mida prediabeet tegelikult tähendab? Kas see on hoiatusmärk, haigus või võimalus õigel ajal suunda muuta? Ja miks on nii, et osa inimesi võib aastaid elada tõusnud veresuhkruga ilma, et nad ise midagi erilist tunneksid? Täna räägime sellest, kuidas kehakaal, veresuhkur ja teise tüübi diabeedi risk omavahel seotud on. Arutame, milliseid märke inimene ise tähele võiks panna, millal tasub oma näitajaid kontrollida ja mida saab selleks, et prediabeet ei kujuneks diabeediks ära teha. Samuti räägime ravimitest, eluviisist ja sellest, miks kaalumure ei ole lihtsalt tahtejõu küsimus. Tänases saates on külas üldarst ja toitumisterapeut Kristel Ehala-Aleksejev ja nõustaja Brit Norment. Kristel, mis tunne sul on, kui peale aastate pikkust kaalumist, peale aastate pikkust nagu muretsemist sellel teemal, jõuab sinu juurde kabinetti inimene, kes just kirjeldab seda seisundit, ma olen nii pikalt mõelnud, ma olen nii pikalt kaalunud, kas tulla või mitte tulla, nüüd ma olen siin. Mis tunne sul siis on? No kui ta on minu juurde tulnud, siis minu ülesanne on aru saada, et mis on tema soov. Mis on see tema soov? Järelikult ta on valmis, ütleme, kui juba inimene on kohal, ta on valmis muutusteks, vähemalt on ta selle enda jaoks läbi mõelnud. Ja minu ülesanne on aru saada, kus ta täpselt on, mille pärast on ta jõudnud sinna punkti oma tervise või oma kehakaaluga, kus ta on ja kust me saame alustada. Kristel, ma küsin, mis emotsioon sul siis on, kui sa näed teda ja sa saad aru, et ta on pikalt muretsenud selle pärast, sest me tunneme selle inimese ju puhul kohe ära, eks ju, kui see on pika praadimise järgne otsus. See on hea küsimus, ma ei ole niimoodi mõelnud, mis emotsioon mul on. Pigem ju arsti koht on see, et mil moel ma saan aidata. Mis emotsioon see on, see võib olla väga erinev. See sõltub tegelikult ka selle inimese oma emotsioonist, kes sisse tuleb. Kas tema on ärev, kas ta on selline determineeritud, see määrab väga palju ka minu emotsiooni. Kust kohast me pihta hakkame, aga see ei ole üks emotsioon. Brit, kui inimesed sinu juurde tulevad, mis see on, mida nad tavaliselt ütlevad? Enne kui üldse me jõuame veel mingite nagu väga sügavate sisuliste teemadeni. Mis on see nii-öelda sinu poole pöördumine, millest see jutt algab? No tavaliselt, kui nad sisse astuvad, nad on kursis, ütleme, võib-olla nende valdkondadega, millega nad arvavad, et ma saan neid aidata, ehk siis füüsiline tervis ja tänaseks ka, ütleme, kogu see tervisliku eluviisi muutus. Ja võib-olla esimesena väga palju viimastel aastatel on tulnud inimesed niimoodi, et Brit, ma tulin sinu juurde nüüd, sest ma tean, et sina saad mind aidata. Ja sealt me siis hakkame nagu edasi minema. Mis tunne see on, kui inimene vaatab sulle otsa? Mulle väga meeldib muidugi see, kui inimene vaatab mulle otsa ja ütleb, et sa saad mind aidata, aga selles natukene õrnas situatsioonis, mis tunne sind sellel hetkel valdab? No ütleme niimoodi, et esimene asi, mis mind valdab, on vastutus ja sügav lugupidamine selle inimese suhtes. Ja ma saan aru, et kui juba inimene tuleb, et usaldada mind, kuna ta on võib-olla kuulnud, et keegi on abi saanud, siis minul nagu trigerdab see sellise sügava vastutustunde, kus ma tunnen, et vot nüüd ma
pean ikkagi deliverdama, et nüüd ma ei saa seda inimest alt vedada ja ma siis nii-öelda tõmban ennast õhku täis heas mõttes, et siis nagu leida kõikidest oma elukogemuse ja teadmiste ja hariduste soppidest need vajalikud tööriistad selle inimese jaoks. Kui sa praegu kuulaja mõtled, et mis see deliverdamine on, see on siis umbes sama asi, kui seal 7-aastane saab ühe Lego karbi ja ühel hetkel on sellest torn, et just. Siis ta on deliverdanud torni. On nii niimoodi, jaa, väga hea. Kristel, me räägime hästi palju sellest, et Eestis on inimesed ülekaalulised ja neid vist on juba üle poole. Kas see enam-vähem peab paika, eks ju? Jaa, see peab väga täpselt. Mida see siis tähendab, kui me räägime rasvumisest? Millest me tegelikult räägime? Mis selle statistika päris probleem on? No statistikas ei ole probleemi. Probleem on selles, kuidas see kasvav kaaluprobleem hakkab mõjutama kõigepealt üksikisikut ja ühiskonda. Et üksikisikule tähendab see mitte nüüd 100%, aga ikkagi kasvav kaalunumber, kui me räägime liigsest kehakaalust, liigsest rasvamassist, tähendab see järk-järgulist tervisemuutust. Kellel kiiremini, kellel aeglasemalt. Kui me räägime ühiskondlikul tasandil, siis me räägime kaotatud töötunde, me räägime kaotatud rahasummasid, sest et tänapäeval me arvestame kõike ümber rahaks ja me räägime ka kaotatud elusid. Et vaadates aastaraamatut, eelmise aasta oma, siis konkreetselt need summad on ikkagi miljonites, mis lähevad sinna ravisse ja haiguspäevadesse. Ma saan aru sellest ja ma usun, et väga paljud mõistavad seda, aga arsti vaates ülekaalulisus inimese tervisele, mis on siis see, mis aja jooksul hakkab kehas muutuma? Me saame ju suures plaanis aru, et see inimene võib-olla jaksab natukene teistmoodi, toimetab natukene teistmoodi, aga mitte ka alati. Et sa võid olla ikkagi ju väga toimekas ja sa võid olla nagu väga tegus. Ja ma olen näinud peeglis ülekaalulist, kes käib isegi jooksmas. Üldse ei ole mingit küsimust, teeb trenni ja käib jooksmas, aga ilmselgelt täidab seda ülekaalulisuse statistikat. Mis see tuumprobleem arsti vaates siis on selles? Kõigepealt me peame selgeks tegema, et kui me räägime kaaluprobleemist, me peaks rääkima kehakompositsioonist. Mitte kaaluprobleemist üksinda? Ütleme, jah, mitte kaalust, sest et arsti vaatevinklist ma ei tegele kehakaaluga. Ma tegelen kehakompositsiooniga. Ja kui nüüd hästi lihtsalt see lahti võtta, et keha koosneb lihastest ja koosneb rasvamassist. Loomulikult meil on luud ja meil on kehavedelikud ja muu organid, aga teeme hästi lihtsalt. Ja nüüd probleem on selles, kui see rasvamassi hulk ületab meie vajaduse. Me vajame rasvamassi kehas, sellel on väga-väga oluline roll ja kui meie lihasmass hakkab vähenema, et see sama näide, mille sa tõid, et jah, on neid isegi päris suure kaaluga inimesi, kelle kehakompositsioon ei ole väga oluliselt paigast ära, neil ongi suur lihasmass, kehamassi indeksi järgi või ütleme, et oi, probleem. Aga kui ma vaatan nende kehakompositsiooni, siis ei ole seal probleemi. Väga suurt probleemi või peaaegu üldse mitte, nii et me ei saa vaadata ainult seda kaalunumbrit. Nii, olgu peale, me vaatame siis kompositsiooni probleemi. Läheme selles mõttes täpsemaks. Mis see kompositsiooni paigast ära minemise probleem meil on siis? Ja siis ongi see, et kui see rasvamass ületab minu keha vajaduse, siis suure tõenäosusega ühel hetkel hakkab see rasvamass tootma ühendeid, mis ei ole minu tervisele sõbralikud. Erinevad bioaktiivsed ühendid, mis hakkavad lõhkuma seda keha tervikut ja toimimist. Kui kiiresti see toimib, sõltub selle inimese eluviisist, tema geneetilisest taustast, nii et ma ei saa öelda alati, et vot, sinu muutused on aastaga või 2 aastaga, seal on palju faktoreid. Aga need hakkavad toimima. Me teame ju seda, et täna see ülekaalulisus liigub nooremasse ikka. Ja. Kas see tähendab seda ka, et see valest kompositsioonist tekkiv probleem
nihkub varasemasse aega või on noor organism ikkagi see, mis ütleb, et ma jaksan selle kõik ära tassida, ma jaksan selle kõik ära händlida ja et see juhtub ikkagi elus alles teatud vanusest alates, see, et probleem jõuab kätte. Noorem organism suudab loomulikult paremini hakkama saada, sest meie keha on üldse väga-väga tänuväärne. Ta püüab meie nii-öelda muutustega, mis ei ole tervist toetavad või elu toetavad toime saada, ta tõesti püüab väga-väga aktiivselt seda teha ja noorel organismil on seda kergem teha. Aga me teame ka seda, et need haigused, mida me pidasime vanema hea haiguseks, on täna jõudnud väga noorte ikka, nii et järelikult ühel hetkel tuleb ka selle noore inimese elus piir, kus keha ütleb, ma ei tule toime. Ehk see liigub samamoodi siis nooremas ikka kaasa. Brit, kui inimene tuleb sinu juurde nõustamisele kaalumurega, kas ta tuleb siis pigem sellepärast, et vaata, mis mul siin number on, et ma olen nii palju pikk ja nüüd see number on nii palju suur, või ta tuleb sellepärast, et ta ei tunne ennast oma kehas ja igapäevaelus enam hästi? Et mis see põhjus tavaliselt on? No pigem, kuna ma nüüd viimased, 3-4 aastat olen pühendanud põhiliselt oma tähelepanu naistele ja just küpseseas naistele, siis loomulikult naisi häirib nii see kaalunumber kui ka see, et neid segab elamist. Ja kui naine pöördub minu poole, et ta tahaks siis midagi muuta oma elus, nii seda kaalunumbrit, kui oma enesetunnet, kui oma nii-öelda tervist, siis ma hakkan vaatama inimest tegelikult selle nurga alt, et mis on läinud, mis etapis katki, et ta on jõudnud sellesse punkti, sest minu kogemus üle 20 aasta mis tähendab, mis on läinud miski seda etapis katki, mis sa mõtled selle? Et see 20-aastane kogemus inimestega töötades on nagu viidanud sellele ja õppides sinna paralleelselt kogu aeg nii psühholoogiat kui teadust, kui soolestikku, kui inimese tervist juurde. See tähendab seda, et inimesel on olnud kas mingisugune psüühiline trauma mingil hetkel, kas tal on olnud mingi elukoorem liiga raske, et ta on jõudnud punkti, kus ta enam ei ole rahul sellega, kes ta on või mis ta on või kuidas ta on. Ja siis me vaatamegi seda inimest kui tervikut, sest ka see psüühiline pool mõjutab seda füüsist väga palju. Ja muidugi teine koht, kus võib inimene katki minna on, või isegi 2 kohta on veel, kus inimene võib katki minna, teine koht on siis kehaline, et tal on olnud mingi kehaline trauma, mis on siis põhjustanud, kas valed liikumismustrid, millest omakorda on tekkinud uued valud, uued anomaaliad kehasse, mille tagajärjel ta võib-olla liikumine on pärsitud, selline loomulik liikumise rohkus ja selle tagajärjel ta on siis ka saavutanud kas siis selle ülekaalu või enda jaoks siis ebamugava seisundi. Ja 3. on siis see, et kui tema soolestikus on midagi nii-öelda katki, ehk siis mikrobioom on katki ja enam see soolestik ei seedi toitu, ei anna organismile piisavalt toitaineid, ei vii piisavalt jääkaineid välja ja sealt tekib siis selline lõputu nagu hädade ring. Nii et inimene on üks tervik. Ja sealt tuleb hakata vaatama, et kus siis midagi on katki läinud, et miks ta on jõudnud punkti, kus tal on kas siis tervist täitsa korrast ära, kaal korrast ära või on valud või on, tugevad põletikud. Kas arstil on aega kõike seda vaadata ja selle üle mõeldes? Ma kujutan ette, kui Briti juurde jõutakse, siis on seal natuke jalg üle põlve ja meil on siin selline tore ja meeleolu ja kuidagi on see selline toetatud, aga arstil on ikkagi see ette nähtud 20 minutit ja kohe kukub kell ja tuleb järgmine inimene ette võtta. No selles mõttes on meil võimalus ikkagi oma tööd planeerida selle koha pealt, et jah, kui ma esimesel vastuvõtul ei tee kõike seda ära, aga kui ma tegelen eluviisiga, siis see läheb selles samas rivis, et kõik need olulised asjad on ära öeldud, et see söö vähem, liigu rohkem on sageli täiesti teisejärguline, et nagu Brit ütles, stress tänapäeva, suur sõber jutumärkides, uni, seesama nii-öelda toidu, mitte söömine, aga toidu kvaliteet, milline see toit on. Nii et kui hakata eluviisiga tegelema, siis sageli hoopis saabki fookus, et see näiteks selle vaimse tervisega tegelemine. Üks küsimus veel enne, kui me päriselt selle prediabeedi ja eluviisi ja teemade muutmise juurde jõuame. Kas teil on endal mingi selline selge kontseptsioon, ma ei tea, kas on kuskil isegi olemas mingi teadustöö äkki,
miks on kaaluga seotud nii palju nagu seda häbi ja stressitunnet? Tänases moodsas maailmas kogu see, ja see on eraldi täiesti saate teema, mismoodi keha positiivsuse liikumine mõjub tegelikult inimese tervisele. Me ei lähe sinna, aga see kõik ju hüppab üles selle pealt, et seal kuskil on nii palju sellist nagu stressirohket ja inimese jaoks nagu koormana seljas olevat tunnet, häbitunnet. Miks see kaaluga seotud on? Lühikene, pikk inimene, keegi ei tunne häbi, et issand, võib-olla keegi tunneb, ma ei tea. Aga tõesti ei ole kuulnud, et inimene tunneks selle pärast nagu sügavat sellist stressi. Kaalu pärast, väga-väga sage tundub mulle. Miks see nii on, Kristel? Selle kohta on tehtud uuringuid ikkagi päris palju, aga hästi lihtne vastus on see, et meil on ühiskondlikud normid. Ja väga lihtsalt öeldes, keegi on ilus ja keegi on kole. Ja lääne ühiskonnas, eriti täna nii-öelda selles läbilöögi ühiskonnas, sa pead olema väliselt korras, vähemalt see, et selfie peal oleks kõik paigas. Ja nüüd me jõuame tagasi ka, kui me läheme lapsepõlve, need väikesed märkused, mis hakkavad tulema ka sealt kuskilt meie lähedastelt juba, siis me läheme kooli, juba seal on järgmised märkused ja kogu see nii-öelda inimese hinnang väga sageli käib läbi selle välise ja sellega tuleb süütunne, et mina olen süüdi, et ma olen selline väliselt, et me ei hinda seda, keegi ei halvusta, et oi, su vererõhk, kuule, või su kolesterool, arst võib-olla teeb seda, aga sõber kõrval ei ütle. Aga see ei ole üldse ju haruldane, kui kodus lähedane ütleb, et kuule, see nüüd ei istu sul seljas või abikaasa ütleb, et kuule, ära seda kleiti või ära seda pintsakut pane. Et juba kisub siit, et sa ei näe piisavalt hea välja. Et see tuleb väga palju sellest lääne ühiskonna hinnangust. Brit, on sul ka mingi selgitus endal selle kohta? Mina vaatan jälle selle, et kus on läinud katki, siis tihti lugu need inimesed, kes on, nagu sa ütlesid ka, eks ju, et selle ülekaaluga jõudnud tänasesse päeva, siis seal ongi kuskil see mingi murtus ka all. Ja mis omakorda siis toodab seda alaväärsust ja seda kompleksi ja mis põhjustab seda kaalu juurde. Et kui mida varem saada sellel nii-öelda sellel murtusel see nii-öelda peanupp küljest ära, et saaks sellega tegeleda, et saaks see hing terveks, siis see asi laheneb. Nii et tihti lugu seal on isegi mitte ka hästi lihtsalt võttes, vabandust, ma sõna vahele, et sa ütled seda, et see sama mingite esimeste kordade ebamugavustunne kellegi sõnadest, mida Kristel kirjeldas, või siis mingi sotsiaalne mingi probleem, mis mul kuidagi mingil põhjusel on tekkinud. Genereerib seda kaalu juurde just sellepärast, et ta pakub see söömine lihtsalt seda heaolu tunnet. Lohutust selles olukorras. Ja nagu Kristel ütles, üks variant on see, et juba on nagu lapsest peale on tekkinud ülekaal, mis on väga suur vastutus vanematel ja emadel. Väga suur vastutus, sest see toit, mida me oma lastele sisse söödame, mida me endale sisse sööme enne 6. eluaastat, mõjutab väga-väga drastiliselt seda lapse nii-öelda neid ka lohutustoidu valikuid ja kõike neid maitsemeeli. Nii et, aga on ka see variant, et inimene on olnud täitsa normaalses kaalus ja tal on midagi juhtunud, mingi trauma, kas hingeline või lausa füüsiline või eks ju mingi väärkohtlemine, mille tagajärjel tekib see alaväärsus, see viha enese vastu ja siis hakatakse, sest mina ütlen alati, et see nii-öelda selle lohutustoidu söömine on tegelikult viha ja vägivald iseenda suhtes, sest sa sööd seda, mis sind teeb nagu sul olukord hullemaks. Aga et see on selline surnud nii-öelda murtuse ring. Jah, et need põhjused ei ole alati ühesed, et tõesti ka see teinekord väga suure kaalutõusu taga tuleb otsida ka sageli, võtame ära sõna sageli, aga teinekord tuleb otsida ka sellist vägivalda. Ja, no nii, prediabeet. Kristel, mis asi see on? Mis asi on prediabeet? On see diagnoos, on see hoiatus, on see mingi ülemineku seisund enne diabeeti? Mis see on? See on kõik see, mis sa ütlesid.
et see on hoiatus, see on diagnoos, see on üleminekuseisund. Et ta on täiesti diagnoosikoodina meil olemas, kui me räägime meditsiinist. Ta on defineeritud teatud näitajate järgi. Me räägime, inimesed teavad seda näitu sageli pika suhkruna, 3 kuu keskmise veresuhkruna, mida me hindame glükohemoglobiin. Seal on kindlad väärtusvahemikud, mille järgi me saame öelda, et nüüd on sinu riskid tõusnud, sa liigud diabeedi suunas. Et ja see tõepoolest võiks olla inimesele hoiatus, et on viimane aeg midagi ette võtta. Aga kas see tähendab, et see prediabeet on nüüd selge uks diabeedi juurde ja sa oled juba selle nii-öelda ukse level või on see koht, kus sa saad veel kuidagi nagu ümber pöörata ja liikuda siis selles teises suunas eemale? Jah, see on hetk, kus ma saan selle ukse kinni panna ja minna teises suunas, suurele osale. Aga mitte kõigile? Pigem see mitte kõigile on väike. Mina ütleks, et suurele osale oleks see koht, kus saab ukse kinni panna. Mida see prediabeedi seisund siis tähendab? Ma saan aru, et nüüd meditsiiniliselt ta ütleb, et meil on üks näit püsivalt juba sellises seisundis. Kuidas see tervise vaates, kuidas see inimese enesetunde vaates, kuidas ta endast märku annab või ta ei anna märku? Või ta on lihtsalt see, mida siis juhuslikult või teadlikult otsima asudes arsti või meditsiinisüsteemiga kohakuti olles märgatakse? Kurb lugu ongi see, et sageli need tervisenäitajad ei anna endast märku. Et ega muutus ei ole ju toimunud nii, et nädal aega tagasi oli üks seisund ja nüüd on 7 päevaga teine. See võib olla mingi põletikuga, et nädal aega tagasi ei olnud kopsupõletikku, nüüd on, eks ju, mingi nakkus või mis iganes tagajärjel. Diabeet kujuneb üldjuhul, eriti kui me räägime teist tüüpi diabeedist, mis on see valdav teema, see kujuneb pika aja jooksul ja ma harjun nende muutustega ka. Ja need tunded, mis sellega kaasnevad, kehatunded, ei pruugi olla midagi väga spetsiifilist. Olen väsinum või joon mõne klaasi rohkem vett või käin sagedamini tualetis, et need ei pruugi olla spetsiifilised sümptomid, et ma peaks hakkama diabeedi peale mõtlema. Ja osadel juhtudel inimene ei taju üldse mingit muutust. Elab oma tavapärast elu, ütleb, et ma ei tunne midagi. Ja vot sel hetkel, kui inimene ei tunne midagi, ta justkui on ka rahul oma tänase eluga, siis motiveerida teda tegema muutusi või leida üles see motivatsiooni koht pigem niimoodi inimese enda seest ja panna see tema kasuks tööle. See on sageli selline kübaratrikk. Sest et see seisund on ju harjumuspärane. Miks ma pean tahtma seda muuta? Et inimene kuuleb, aga ta ei kuula. Jah, sest et seda on raske haakida millegi külge. Inimlik lootus, meie kõigi jaoks inimlik lootus on see, järsku läheb minust mööda. Ja ma täiesti mõistan inimlikult seda. Brit, kui palju ma saan aru, et seda on raske küsida ja sul on ka võib-olla raske hinnata, sest et lõppude lõpuks on seal ju mingi põhjus, miks sind üles otsitakse. Võib-olla mõned tahavad lihtsalt olla sõbrannad, leida endale sotsiaalset suhtlust ja teised siis tulevad hästi konkreetse eesmärgiga, et sellele esimesele lisanduks veel mingi nagu ootus. Aga mis seisundis olevad inimesed sinu juurde tulevad? Ja mis on see, mida nad siis küsivad sinu käest? Mis see muutus on, mida nad tegelikult väljendavad ja mis see siis päriselt sisult olla saab? Kui võtta praegu, ütleme, käes või käimas olevat Smart Detoxi programmi, mille ma siis välja töötasin 20 aastat tagasi, just selleks, et nagu aidata inimestel samm-sammult muuta oma elustil tervislikumaks, siis need 1400 naist, kes seda praegu läbivad, on põhiliselt tulnud 3 põhjusel. Üks ongi kindlasti ülekaal, teine on see, et on väga palju hakatud õnneks rääkima, just seda sama, mis Kristel ennem ütles, kogu seda prediabeedi ja kogu seda eelseisundit.
et mida see tegelikult tähendab, see veresuhku kõikumine, milline on see madalkudede põletik, mida peaks jälgima, et inimesed on teadlikumad. Ja kolmandaks kindlasti tullakse selle pärast, et tahetakse saada oma elu korda, aga ise ei osata seda kuidagi teha. Sest tõepoolest, kuna mina väga palju teen koostööd arstidega ja sest, et mul endal ei ole arstiharidust ja kõik, kus mul endal jääb teadmisi vajaka, ma kaasan oma ala spetsialiste, ja tõesti, arstidel ei ole aega. Tänapäeva süsteem ei võimalda seda, et arstid saaksid samm-sammult inimesega koos käia. Ja selleks on siis väga hea, kui luua inimestele selline väikeste sammudega, tibusammudega käib programm, mille jooksul nad saavad siis kogukonnaga koos rahulikult seda teekonda läbida. Ja tõesti viimased 3 aastat see Smart Detox programm, mille me tõime siis ka nii-öelda veebi ja massidesse, on osutunud nii tõhusaks, kuna seal on see kogukonna tugi. Ja on näha, et inimesed vajavad seda, et ta saab vahepeal kellelegi kurta, ta saab vahepeal sinna kinnisse gruppi kirjutada, ma ei tea, mida ma teen, ma ei tea, mida ma söön, ma ei tea, kuhu ma lähen, ja siis kõik teised saavad talle tulla toeks, et kuule, tee seda, mõtle seda, tee nii, on ju. Nii et see kogukonna tugi, sest et me peame nii öelda, nii see arstiteaduspool kui kõik see muu nii-öelda see, ma ütleks siis alternatiivmeeditsiin, pilates ei ole alternatiivmeeditsiin, aga ta on nagu nii-öelda see tervise, üleüldine tervise korrastamine, siis ka see selline elustiili korrastamine, et see kõik peaks olema käsikäes. Sest et minul ei ole neid teadmisi, mis on Kristelil, aga mul on võib-olla see know-how, kuidas aidata inimestel siis väikeste sammudega seda muutust luua. Nii et oluline on jah, nagu luua see platvorm, kus inimene saaks siis kellegi koos seda muutust läbi käia, siis see on palju tõhusam. Platvorm keskkond, et ta ei oleks ühesõnaga üksinda, et ta ei peaks seda üksinda tegema. Aga korraks ikkagi veel tulen selle prediabeedi nagu ohumärkide juurde tagasi. Mis siis nii-öelda inimesele endale seda ütleb, et ma peaksin siin mingeid vastuseid otsima, et kui ei ole neid väljaspool sotsiaalseid torkeid, mis mind viib kuhugi, eks ju, kui ei öelda, et pintsak on väike või kõike seda, aga mis mulle endale ütleb, et kuule, et siin on nüüd, siin võib-olla on põhjus korraks asjad üle vaadata? No võib-olla see üldine haridustase just ka tervise osas võiks liikuda vähemalt koolidesse selles suunas, et osataks ennast märgata ja hinnata. Ja nüüd, kui me räägime rasvumisest, siis teist tüüpi diabeet on kõige tugevamalt seotud rasvumisega. Ja kui ma näen, et mis iganes põhjusel see kehakaal on tulnud juurde ja ta tuleb pigem sinna vööpiirkonda, sest et eriti just see vööpiirkonna rasvumine on seotud erinevate terviseriskidega. Ja ma tean, et minu perekonnas on olnud diabeeti. Ja ma ei ole käinud tervisekontrollis ja ei ole ka töötervishoidu sattunud, mis iganes põhjustel, no tasuks minna kontrollida korra see veresuhkur ära. Kui selge signaal see on inimesele, kui seal perekonnas on varem olnud seda teist tüüpi diabeeti, et siin minu risk sellega seoses on oluliselt suurem? Kui see nüüd ei ole selline 80 pluss vanaema, vanaisa ja ikkagi on olnud signaal, et no mu isa jäi juba 40-ndates diabeeti ja onul on ka või tädil on ka, et siis võib kahtlustada, et see kuidagi on pärilikum, mul on rohkem nii-öelda selle haiguse tekkeks suunatud geenivariante ja ma ei pruugi kindlaks teha neid geenivariante, aga ma saan minna ja kontrollida oma veresuhkrut. Britmi, kui palju sina ise nii-öelda uurid selle kohta, et mis seisundis siis inimene on? Ma saan aru, et ta ütleb sulle, kui tal on diabeet, aga just selle prediabeedi seisundis, kui palju sellest on juttu, et kas sa oled jõudnud sinna, kui palju sellest sinu siis selles kogukondlikus liikumises tähelepanu sellele pööratakse? No mina suunan väga palju inimesi
vereanalüüse tegema, pöörduma oma perearsti poole, pöörduma, eks ju, toitumisterapeudi poole, kui on vaja juba spetsiaalset menüüd luua, et ma väga palju julgustan naisi, et nad teeksid neid kontrollivaid vereanalüüse, et nad jälgiksid oma tervist, sest tõesti see prediabeet on selline väga salakaval, et ega ta otseselt märku ei annagi. Ja on ka ju, mina ütlen alati inimestele, et kui sul on seda tüüpi keha, mis hakkab probleemi korral kaalu koguma, siis tee talle pai ja täna teda selle eest, sest sa visuaalselt kohe näed, kui on midagi paigast ära. Samamoodi, eks ju, see prediabeet, põletikud, annab just see kehakaal annab märku. Kui sa oled siuke kriipspeenikene ja sul justkui ei ole mitte mingit häda, siis sul ei ole midagi, mis viitaks, et midagi on probleem. Ehk see võib olla seal samamoodi? Võib samamoodi olla. Nii et ainult kõige kindlam on teha ikkagi vereanalüüse, mitte arvata ega mitte ise mingisuguseid järeldusi teha ja naised peaksid ikkagi regulaarselt käima, eriti küpses eas, aga ka nooremad peaksid käima vereanalüüse andmas ja arstidega konsulteerimas, et kas kõik näidud on paigas ja võib-olla ka tänapäeval on seda nii-öelda ennetusmeditsiini infot väga palju, et kuidas nagu jälgida võib-olla neid näite veel ka teise nurga alt, et olla lihtsalt teadlik, et enda elu ja tervist oskaks jälgida. Ja, kuulge, aga räägime nüüd ravimitest ka, sest et see mulle tundub on seda teemat ikkagi viimasel ajal väga palju muutnud. Inimesed otsivad vastuseid ja kui vastus on selline, mis annab varasemast justkui lihtsama tee, siis sinna teele ka asutakse hea meelega. Nii see lihtsalt on mitte ainult ravimite kontekstis, vaid üldiselt kogu elus. Mismoodi, Kristel, see mängu muudab, et meil on need palju räägitud Ozempiku nimelised ravimid, meil on need teised ravimid turul saadaval ja nad ei ole väga tihedasti, olema ausad, nad ei ole väga tihedasti arsti soovituste küljes kinni, kui niimoodi hästi loominguliselt vastata või nad kasutada seda mõtet, et nad on kättesaadavad peaaegu kõigile. No selles mõttes, et kaaluravimid on tõesti nüüd turul olnud mõnda aega ja kui me nüüd läheme eelneva teema juurde, prediabeet, siis nad on tulnud ikkagi läbi diabeedi. Läbi diabeedi on jõudnud nad siis kaalu maailma. Sisuliselt nad on olnud nii-öelda diabeedi ravimise üks osa. Ja on siiani ja teatud juhtudel väga vajalikud selles diabeediravi kompleksis. Nii et selles kontekstis igati tõhusad ravimid, mida kasutada vastavalt siis patsiendile ja vajadusele. Ja kuna nüüd nende toime on üle retseptorite, mis mõjutavad ainevahetust, mis mõjutavad söögiisu, siis sellele kaasnevalt leiti, et jah, mõju on ka kehakaalule. Me saame mõju veresuhkru regulatsioonile, me saame mõju kaalule. Ja järjest uusi nii-öelda kombinatsioone nüüd juba uuringutes on. Ja loomulikult see tekitab ahvatluse minna nii-öelda kergemat teed, jätta need eelpool räägitud punktid, olgu see siis vaimne tervis, toitumine, liikumine, mis iganes pool halb uni, et mis sellest enam, et ma võtan ravimi ja see lahendab kõik minu probleemid, vähemalt mis seonduvad kaaluga. Aga siin on omad kindlad tegelikult juhised, millal neid ravimeid kasutada ja kui me vaatame uuringuid, siis tegelikult kõik korralikud uuringud on tehtud ikkagi sellel foonil, et need inimesed on eluviisi poolt nõustatud, nad on läbinud mingisugust eluviisi programmi, on katsetatud erinevate toitumis- ja liikumislähenemistega, kus need kaaluravimid on paremad, kus nad halvemini toimivad, aga igal juhul need inimesed on nõustatud. Et see ei ole, et ma jätkan oma vana eluviisiga, võtan ravimi juurde ja elu läheb paremaks, et eesmärk on ju parandada tervist, jällegi, ütlen mina, mitte kehakaalu numbrit vähendada. Et kaalu numbri muutus või kehakompositsiooni muutus peab tulema koos tervise paranemisega. Jaa, tulen korraks selle juurde, kui sagedasti sa kuuled, et naised, kes sinu programmis osalevad, muuhulgas kasutavad tabletti abivahendina oma kaalu reguleerimisel?
No ütleme niimoodi, et need, kes Smart Detoxi läbivad, mulle tegelikult ei olegi mitte keegi kirjutanud, et nad paralleelselt kasutavad koos Sembikut või siis mingit muud kaalulangetusravimit. Et kuna mina ei ole arst, siis võib-olla nad sellepärast, kuigi nad ka teiste ravimite puhul küsivad, et mis sellisel puhul teha, siis ma alati suunan arsti konsultatsioonile. Ehk siis mul ei olegi olnud tõesti seda küsimust. Järelikult siis... Okei, selles grupis ei ole, aga üldiselt väljaspool seda... Üldiselt ka ei ole tulnud minule ka Pilatse stuudiosse inimest, kes samaaegselt võtab Ozempikut või küsinud nõu selle kohaselt, tõesti ei ole olnud. Võib-olla varjavad su ees. Võib-olla varjavad. Või nad siis tõesti loodavadki selles leida selle lahenduse, et siis nii-öelda ajaliselt säästa, et ei peaks muude asjadega tegelema. Aga Kristjan, mis selle väljakutse siis on? Lõppude lõpuks tundub ju lihtne, et kui inimene tõesti ise ennast sellisel kombel reguleerida ei suuda, tahaks, aga nüüd on olemas abivahend, mis aitab seda teha, siis on ju hästi pealt näha. No kui tõepoolest see on vajalik selleks regulatsiooniks, siis see peaks olema kas siis kindlasti meditsiiniliselt läbi arutatud, kuidas seda teha, mis on kõrvaltoimed, kui kaua see inimene vajab jälgimist. Me peame ka vaatama, kuidas need kehakompositsioon muutub, mida teevad tema tervisenäitajad. Et kõik see peab olema paika pandud. Siis me võime loota pikaaegsele kasule. Sest et täna need kaaluravimid ei taga sellist imelist muutust pikas perspektiivis, kui me ravi lõpetame. Et ma teen kuuri, et 6 kuud võtan, siis saavutan mingi oma soovitud kaalunumbri, lõpetan, kahjuks me näeme, tuleb see kaal tagasi, seda on näidatud täna ka uuringutes, tuleb kaal tagasi ja tuleb rohkemgi, kui ta oli enne. Ja kui nüüd ei ole seal all õpitud uut eluviisi, uusi harjumusi, siis me oleme veel halvemas seisukohast või ütleme punktis tagasi. Nii et kuidas seda ravi suunata, mis hetkel teha muutusi, kuidas neid doose, see peab olema ikkagi meditsiinitöötajaga läbi räägitud. Kas me täna vahepeal, Kristjan, ma ei tea, kui Britt ütleb, tema ei kuule seda, kas arstid kuulevad, näevad, kas sinu enda kogemuses on mingeid hoiatavaid märke, kuidas me sellesse ravimisse suhtume? No loomulikult ma oma töös puutun selle kaaluravimitega kokku ja vajadusel ka neid kirjutan, olgu siis diabeedi kontekstis või kaalulangetus kontekstis, aga sellega käib kaasas ikkagi selle inimese jälgimine. Ja mida ma olen näinud, on tõepoolest see, et kaalunumber muutub, aga ei muutu see kehakompositsioon, sest ei ole vajalik nii-öelda muutusi tehtud oma eluviisis, süüakse edasi, nii nagu varasemalt, sõltumata saadud soovitustest, kaotatakse võib-olla liigselt lihasmassi, mida ei tohiks juhtuda, me kaotame kehast erinevatest kudedest igalt poolt, aga see suhtarv peab olema paigas, et eelkõige me peame kaalu kaotama ikkagi rasvamassi arvelt. Kusjuures mul siin tuleb meelde üks kommentaar mingis kontekstis, keegi mulle ütles sellise kommentaari, et on ju näha, kui inimene on Ozempikuga kaalust alla võtnud, et ta ei näe terve välja või sükene nagu, ei näe nagu terve ja tugev välja. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et ma ei ole niimoodi nagu mõelnud kunagi ja tõepoolest see lihasmassi kadu ja see tegelikult ka see tervise kadu, kui see toitaine väärtuslik toit või see kehv toit ei asendu toitainete väärtusliku toiduga ja mõõdukate kogustega, siis tegelikult keha ju saab veel vähem toitu nii-öelda ja kui see ka ei ole väärtuslik toit, siis ta tegelikult hakkab kaotama vitamine, mineraale, kaltsiumi, ehk siis see on pinnas väga paljudele uutele probleemidele ja haigustele. Et need riskid on õhus, Kas sinu silm, Kristjan, ütleb ära, et inimene on aidanud nüüd ennast tõesti selle ravikuuriga, aga sisulist elumuutust toimunud ei ole? No ma nii ei julgeks öelda ja ma ka Eesti puhul ei julgeks nüüd üle rõhutada seda halvasti ravitud
ravitud või halvasti kasutatud ravimit. Selge see, me näeme, kui inimene on läinud kaalulangetusega liiale ja siin ei ole vahet, mis meetodeid ta kasutab. Et ma ei paneks siin ainult seda kaaluravimit, et siin on ka minu enda kogemuses, kus erinevad äärmuslikud dieedid, ka operatsiooni kaalukirurgia järgsed muutused võivad anda nii-öelda sellise võib-olla mitte soovitud muutuse, et ma siin ei tähtsustaks seda kaaluravimeid üle. Aga jah, et me peame teadvustama, et see ei ole imevahend, seal on oma riskikohad ja tänu sellele, kui neid kasutada, peab ikkagi olema selleks näidustus ja järgima teatud soovitusi. Kui see eluviisi muutus ei ole toimunud, Kristel oli see üks lause, mis kõlas, et aga milles see siis nagu peamiselt peaks seisnema, et kui palju, lõppude lõpuks me ju jälle oleme selles samas enda harjumuspärases tsoonis, me teeme päevast päeva neid samu liigutusi, samu valikuid laias laastus toidu osas ka, jälle ma arvan, et me elame ajal, kus kõik teavad teatud reegleid, keegi küsiks, oskaks ilmselgelt vastata, nii peab tegema. Nüüd see teostamise pool on nagu iseasi. Kus tavaliselt inimesed, eriti mis puudutab just toidu teadlikkust, kus kõige rohkem nagu eksitakse, kus kõige rohkem jäetakse see tõsiasi, mis selle toiduga kaasa tuleb, arvestamata? No kõigepealt mõtleme seda korraks oma toiduvalikutele, et läheme kuskile poodi, meeletult valikuid. Ja nüüd, kui mul on selline isegi baasteadmine olemas, et kui palju valku või rasva või süsivesikuid, ma lähen poodi ja ma upun sinna valikute keskele. Sa tahaksid, et oleks eraldi, mitte niimoodi nagu praegu on, aga siin on valguosakond, siin on rasva ja siin süsivesiku osakond. Niimoodi ei saa, me ei saa toitu niimoodi jagada. Aga ütleme, mida suurem on valik, ja vahet ei ole ju, mis alal see on, seda keerulisem on valida. Ja seda rohkem on vaja inimeste teadlikkust, aga ka sellest ei piisa alati, et üks asi on see, et tegelikult ongi keeruline teinekord valikuid teha. Ja see, kui inimene läheb nüüd poodi ja arvab, et oi, et on öeldud, et ma peaks suurendama valgu osakaalu, siis pärast vaadates neid üle, et jah, et ta on valinud kohupiima, aga ta on valinud kõrge rasvaprotsendiga magustatud toote. Nii et on mille valguprotsent on täiesti uskumatult madal mõnikord. Jah, on ta saanud tegelikult hea portsu rasvappeid, mida ta ei peaks üle saama, on ta saanud hea portsu lisatud suhkrut ja oma meelest on ta tõesti siiralt teinud, sest et ju on kohupiima osakond või on ta teinud selle õige valiku. Nii et see võib jääda teinekord selle taha, siin tulebki nüüd see nõustamisprotsess appi, et kuidas suunata, nagu Brit ilusti ütles, tibusammudega nende uute harjumuste poole, mida valida, mida vaadata ja see võibki olla väga keeruline teinekord, et see ei ole lihtne teekond teinekord. Jah, sest me tihti oleme silmitsi ka toidusõltuvustega, mida põhjustavad siis erinevad need nii-öelda need lohutustoiduained, eks kõik need suhkrud ja siirupid ja mis tekitavadki selle nii-öelda kiire selle dopamini efekti või siukse mõnutunde ja inimesed satuvad sellesse sõltuvusse sellest ja võt see on nüüd ka üks asi ja kui see mikrobioom ja soolestik on ka veel kehvas seisus, siis tegelikult tihtilugu seda valikut ei teegi enam inimene, vaid seda valikut teeb tema organism, et ma tahan saada see väga tugev tung ja sellepärast need tibusammud tõesti peavad olema tibusammud, sest sa pead reaalselt tegelema inimesega kui juba mõnes mõttes sõltlasega. Mis on need asjad, mis kõige raskemini meist kinni hoiavad ja mille puhul need tigusammud peavad olema nagu eriti läbimõtestatud elevandi jõuga, aga tibu kombel astutud? No kindlasti suhkur ja gluteen. Need on kaks asja ja nemad omavahel kombinatsioonis on siis ju põhimehe toidulaud tihtilugu inimestel käigu pealt, kohvikutes, kantiinides, töökohal, et inimesed tihtilugu teevad need kiired valikud.
ja just selle tungi ajal. Onni Kristel? No selles mõttes, et täna nagu selle toidusõltuvuse koha pealt võib-olla teadus arutab, kas me saame seda päris sõltuvuseks nimetada need mina olen õhusõltlane näiteks. Jah, õhusõltlased me vist oleme kõik. Aga et need protsessid ei ole üksüheselt sõltuvuse, nii-öelda, kui me räägime klassikalistest sõltuvustest samad, aga nad on teatud mõttes sarnased. Nüüd teatud kombinatsioonid, toitainete kombinatsioonid ei anna meile nii head küllastustunnet kui teised ja miks me siis hakkame tegema mingid ühtesid valikuid. No me teame kõik prantslaste paradoksi, et rasv on maitseaine. Et kui ma panen siukese teatud rasvakihi kuskile peale, eriti kui ma selle suhkrule peale panen, siis ma võin süüa nii, et ma ei lõpeta ära. Nii et jah, et teatud toidukombinatsioonid, kui me oleme harjunud seda tegema, väga oluline on harjumus. Et isegi ma ei räägiks sõltuvusest, ma räägin harjumusest, siis see harjumus suunab mind tagasi selle juurde. Harjumuse jõud on väga suur. Et me muutuse korral tegeleme ka harjumuste muutmisega. Ma arvan, et Britta arvab samamoodi, et see tibu. Jah. No mis puudutab seda sõltuvuskäitumust, et ma just lõpetasin eile, andsin sisse oma ülikooli lõputöö, kus ma uurisin samamoodi nii-öelda paastu kuna ma lõpetasin teoloogilise eriala, siis paastu lähtekohast uurisin ka väga põhjalikult taaskord seda toitumis, kõiki neid mustreid ja käitumisi, et ikkagi maailmateadus ütleb, et ta väga palju sarnaneb sellele narkosõltuvusele siiski, et ajus tekivad need samad efektid, aga ta on lihtsalt nii väikeste sammudega ligihiiliv, nii nagu see diabeet, on ka see toidusõltuvus, sest et me pahaaimamatult sööme usaldades neid rikkalikke siis toiduaineid, mis poodides müüakse ja tõesti see valik on rikkalik ja inimene ei tule selle peale, et kõik need värvained, kõik need siirupid, mis on suhkru pähe tänapäeval toodetud, eks ju, kõik need kombinatsioonid, suhkur, sool, magus, kõik need asjad kokku, et tegelikult inimene ei oska arvata, mida seda organismis lõpuks põhjustab ja ta ei saa sellest ennem aru, kui sa talt selle toiduaine välja võtad ja siis ta avastab, et ma ei saa ilma selleta hakkama. Ja, üks hästi lühidalt veel, üks teema lihtsalt, et oleks ka natukene võib-olla edasi mõtlemiseks siit, Kristel, kas inimese kaaluvaates on olulisem vanematelt saadud geenid või siis mikrobioom või mikrobiota, mis elu jooksul tal kujuneb. Kumb määrab rohkem? Kas ma saan viidata, et vanematelt saadud, midagi pole teha, lähen siit edasi või tegelikult mängib rolli rohkem see, kes ja mis mu sees elab ja kuidas minu kaalu selle kaudu kujundab? No need kaks olulist faktorit mängivad päris kõvasti kokku. Nii et me täna ju teame, et suur hulk või palju suurem hulk meie geenidest kuulub meie sees elavale elule. Nii et selles mõttes päranduseks saadud pagas ja see, mis meiega koos elab, et need toimivad kokku ja sinna ümber eks see mikrobiomi sain ikkagi vanematelt ka kaasa enam vähem? Ei, selle me alustame oma sünniga ja tuleb emalt, et aga ütleme, me saame mingisuguse pisikese pagasi kaasa, stardipaketi ja siis hakkame kujundama seda oma keskkonna, oma eluviisi, oma toidu ja ravimitega edasi. Nii et ja see ütleme, piirkonniti on need nii-öelda baasid ka erinevad, et kas me tuleme põhja poolt, lõuna poolt, et kus see meie elukeskkond nagu alguse saab, milliselt mandrilt ja millisest piirkonnast. Nii et kui tahad inimest päriselt tundma õppida tema erinevust, siis pead tema mikrobiota kallale minema? No sellest me täna veel teame üht-teist, aga mitte piisavalt, aga täna juba midagi saame inimese kohta öelda läbi selle.
No väga tore, tõmbame vaikselt meie vestlust kokku. Kristel, kui inimene tõesti on tundnud ebamugavustunnet, ta ei ole söandunud arsti juurde tulla, ta ei taha kuulda järjekordselt seda, võtke kaalust alla, sest ma võtan kogu aeg kaalust alla, võttes tegelikult kaalus juurde. Kuidas see vestlus võiks alata? Mis võiks olla see, mis aitaks sellest ebamugavustundest järgmise sammu kaudu edasi? No kui inimene on tulnud meditsiinisüsteemi, siis esimene nii-öelda roll on ikkagi arstil selgeks teha või meditsiinitöötajal, sageli ka ju õed võtavad esimese sellise suhtleja rolli tänapäeval üha rohkem üle, et mille pärast ta seal on ja kui inimene ise seda teemat üles ei too, siis survestada sellega ei ütleme, see surve ei peaks olema see, et te peate seda tegema, pigem see, et kas inimene täna on valmis sellest teemast rääkima, andma selle ruumi inimesele, ise tuua seda oma võib-olla olulisi punkte, oma valukohti ülesse ja meditsiinitöötaja roll pigem on see, et näidata, kus on inimene täna oma tervisega, mida me saame teha ja mida me saame koos teha. Ja vot nüüd tuleb see, et me hakkame koos tegema, sest et minu osa on ravida, patsiendi osa meditsiinisüsteemis on tulla kaasa läbi oma eluviisi, paljuks ta on valmis, sest see ressursi koht on ülioluline. Kui inimesel on palju haigusi, siis ta võib olla väsinud, tal võib olla haigusväsimus. Tema ressursi koht on ülioluline. Brit, mida inimene võiks arstile öelda, et vestlus oleks erinev nendest varasematest, et see saaks uue suuna, selle soovitud suuna lõpuks sisse? Jah, see on hea küsimus, sest kui kui kabinetis istuks Kristel, siis ma oleks üliõnnelik. Et ma arvan, et sealt leiab igaüks abi, et tõesti mida mina julgustaksin eriti naistel on ikkagi otsida endale vähemalt see esimene inimene, kes teda sellele teele vaikselt juhatab, selline, kellega ta tunneb kas sellist turvatunnet või mingit sidet. Et võib-olla tõesti on, nagu Kristel ütles, et algul võtavad vastu õed, kellel on ka kiire, see tempo haiglas või polikliinikus on meeletu ja vahel inimesel ongi tunne, ja õigustatult, et tema jaoks ei ole aega ja ta ei saa tegelikult hakata üldsegi rääkima oma murest ja me ei saa panna pahaks arstidele, kellel on väga piiratud aeg, et ühe patsiendiga suhelda. Aga et leia võib-olla selleks esimesteks sammudeks keegi, kellele sa saad rääkida, kellega koos sa saad alustada esimesi elu muutvaid samme. Eks korrigeerida niisugused suured asjad ära, nagu mina ütlen, et mina korrigeerin niisuguse suure eluhügieeni ära ja siis juba minna spetsiifilised toitumisterapeudi juurde ja spetsiifiliste spetsialistide juurde. Aga et leiaks lihtsalt sellise turvalise inimese, kellega koos alustada. Ja siis sealt edasi minna ka juba siis arstide suunas. Kui ei ole muidugi väga tõsine haigus ja tõsine probleem, kus peaks koheselt arstlikult sekkuma. Kristel, mida sa tahaksid, et patsient, kes sinu kabinetti tuleb, et ta võtaks kaasa? Mis tal võiks kaasas olla? Ja ma ei mõtle, et ta võtab kaasa analüüsi või ära nüüd ütle, et tal võiks olla ID-kaart kaasas, eks ma ei mõtle seda. See on registratuuris vajalik. Seda võetakse registratuuris. Seda mina ei taha näha. Ja selge aru saada. Aga mida sa tahaks, et tal oleks kaasas? Mis see on, mis võiks olla läbimõeldud või enda sees üles leitud enne kopp sinu kabineti uksele tegemist? No kui ta nüüd tuleb kaaluprobleemiga või tõesti sellised, soovin saada paremaks tervist, et ta inimene mõtlekski läbi selle, mis on tema eesmärk. Mis on mitte see, et ma tahan saada kaalust alla. Miks ma tahan kaalust alla saada? Mis on see eesmärk? On see parem tervis? Kaalust alla saamine on vahend, et see ei peaks olema omaette eesmärk. Mis on see, sest see on sinu motivaator. Kui me paneme motivatsiooniks kaalunumbri, siis okei,
tänaste teadmiste juures kedagi 10 kilo või 15 kilo kergemaks teha, ohoi, igast müstilisi vahendeid, me kõik teame lubadusi siin, mis antakse ka. Ja need on isegi teostatavad. Me saavutame selle kaalunumbri väga võib-olla valede vahenditega, aga mis edasi? See ei ole motivatsioonipunkt. Motivatsioonipunkt on see, mida ma tegelikult vajan. Mis on see? Tahan mängida lastelastega. Tänapäeval meestekliiniku väga nii-öelda aktuaalsed teemad on seotud viljakusega. Ma soovin saada last. Ei ole ainult meeste, on naiste teema samamoodi. Mis on minu motivatsioon, mis viib mu edasi? Väga tore. Kuulge, lõpetuseks täiesti viimane üks müüt ka, mille võiks ümber lükata siin. Brit, alusta sina. Mis on see müüt, mida me endas kanname sellel samal teemal, millest me oleme siin rääkinud ja mis võiks saada nüüd selle vestluse lõpuks laualt maha lükatud? No üks põhiline müüt, mida mina armastan kukutada, on see, et inimesed arvavad, et tervislik toit on kallis. Ei ole. Ei ole. Eesti toodab meile super juurvilju, värskeid toiduaineid, mis säilivad ka üle talve. Ühesõnaga see palett on väga laine, et tervislik toit ei ole kallis. Kuule, lihakilo, ükskõik sügav külmas 3,50, sellest ikka odavam ei ole ju. Ei, no kui sa ostad kvaliteetliha, siis on odavam osta korralik lihatükk, teha sellest ise ahjus nii-öelda leivale sink, kui osta seda nii-öelda valmis sinke ja valmis igasuguseid poolfabrikaate. Nii et igal juhul on odavam tervislikult toituda. Kristjale, viimane küsimus sulle. Kui inimene nüüd on kuulanud ja on otsustanud, et okei, ma nüüd võtan selle ette, ma saan aru, et ma vajan enda elustiili ja oma tulevikust silma vaatavate, tagasi vaatavate, tänasesse päeva vaatavate probleemide lahendamiseks abi. Mis see on, mida võiks siis enne perearsti juurde minekut otsustada ja teha veel enne sinna selle kabineti ukse taha jõudmist? Sealt tõenäoliselt hakkab see kõik ikkagi pihta. No kui on see mõte juba, et ma vajan abi, siis tegelikult tasuks läbi mõelda, mis on olnud see teekond, kuidas ma siia jõudsin. Sest et tegelikult Brit vestluse alguses tõi ka ära selle teekonna, et kaardistamine. Me võiks enda sees mõelda korra oma elu läbi. Kuidas ma olen siia jõudnud? Inimesed sageli korjavad juba välja olulised punktid enda jaoks, kui nad korraks vaatavad tagasi. Ja see on suurepärane stardipunkt nende nii-öelda teele minekul, uuele teele. Suur aitäh, üldarst Kristel Ehala-Aleksejev ja nõustaja Brit Normet, et aitasite olla uudishimulikud oma tervise suhtes. Aitäh! Aitäh!